No nii, ahoi. Kuna 24. märts on päev, millal täitus aasta esimesest muusika, paroodia, video, koduvideo, paroodia, musavideo. Mida? Natuke naljakas. Ma tean. Ikka sa võid selle mütsi. Teise siis või? Teist mõtlesin. Bye! Have a great time! Bye, have a great time! Aasta on täitunud esimesest paroodiavideost siis ühesõnaga. Ja mõtlesin, et selle aasta jooksul on palju asju, ainult mida teen. Ja siis ma mõtlesin, ma jagan neid ja ma mõtlen hästi palju. Ehk siis lõbusad faktid. Sa ei taha rääkima tulla või? No kuidas video alguse sai üldse? Kellegi stories oli see video, see vana Oti video. Räägi välja mõni. No, pane sinna kas või kiri, mis ma räägin. No jaa, siia pead rääkima. Ja mu sõbranna stories oli see. Ja siis me voodis mõlemad lihtsalt täiega naersime sellele. Ja siis Jakko ütleski, et mida? Ma teen seda järgi. Mida? Sest ma olen varem ka mingid kas loll on õigus, aga mingid lambi videosid teinud. Ja siis see pidi olema ka üks lambine video lihtsalt. Aga kuidagi see sai rohkem populaarsust, kui ma eeldasin, nagu mingid täiesti võõrud hakkasid laikima seda. Ja siis tipphetk oli muidugi Ott Lepland ise kommenteeris seda. Aga ta, mida? Ott Leplandil pole Instat, no. Okei. Ühesõnaga ta kommenteeris seda. No see algas üldse niimoodi, et see oli nagu mingi minifilm. Jakko merch on mul siin. Väga algeline edit. Pole üldse... üks viga ka, mis siin videos on. Ma olen jätnud enda videot tausta hääle olen jätnud ka siia. Ehk siis on mussis. Siin on kuulda, kui see arvuti peal teen seda klaverit mängin, siis mul vana arvuti mürises, sest sellel oli propeller, oli puruks. Ja siis järgmine postitus ongi Liis Lemsalust, kus oli ka vähe lühem intro. Ja siis mul ei olnud sellist ägedat neonrohelist kostüümi. Siis ma panin mustada ennast. Siin ma olen natuke rohkem juba vaeva nende värvide keeramistega. See tants oli ülikeeruline. See esimene tants, mis on, ma ei tea, ma õppisin mingi tund aega kindlasti seda. Siis see sai ka populaarseks. 45 kommentaari sai see. Ja ka Liis kommenteeris ise seda. Siis ma mõtlesin, et okei, ma vist sain mingile lahedale asjale pihta. Siis ma mõtlesin, et ma teen veel. Ja siis ongi järgmine postitus on kohe Taukari oma Kuule, mis tegelikult on filmitud palil siis. Riietega duši all lihtsalt. Siin on üks nii haige koht mul. Mu pilk on nii kadunud. Siis toakujundus on hoopis teistsugune kui praegu. No selle tätoka kusjuures, selle rollu, see on mu esimene tätokas. Ja selle ma sain palil, sest ma panin esimene päev seal rolleriga matsu. Siis tuleb esimene cameo. Ma ei tea, mis see eesti keeles on, aga Merilin Mälk tuli minu videosse, kus ma algul tegin siis tema teist laulu. Ja siis püant on, et Merilin koputab uksele, kus ta tegelikult tuleb rõdult. Aga mulle endal ei ole rõdu. Ja siis muutub Miljon sammuks. Siim keerisime veits võlli üle sellega. Mingi pöön on näha, kus tuul on. Peppu on muidugi mega suureks tehtud ja tissid kukuvad peaga välja. See, mis mul seljas on padjapüür. Selle padjapüür on. Aga sellega oli üks blooper ka. Kui ma koridoris olin trepi peal, siis ma juba tantsisin mingi tükk aega. Ja siis üks hetk avastasin, et mul ei ole juuksid peas. Siis sellest ma tegin ka behind the scenes video. 9 minutit vaatamist. Ma tulen korra tagasi. Üli paljud kommenteerisid seda Liisi videot. Kui nüüd kuulsatest inimestest rääkida, siis ka Katri Kats kommenteeris. Ma kandsin kusjuures nende Kiss and Thrilli bikiinit. Ja ka Juhani kommenteeris, kellega nad siis selle video üldse tegid. Ja ka Kristi Laasel. Üli lahe on näha, et kes nagu videoga just seotud on olnud, annavad mulle selle kommentaari tagasi. Ja üldse kõik kommentaarid on väga motiveerivad ja sellepärast ma neid videosid nii palju olengi teinud, et see tagasi on nii ülimalt positiivne olnud. Mulle muidugi endale meeldib ka neid teha. Kuule kommenteeris ka Karl-Erik Taukar ise, Jüri Pootsman, Merilin Mälk. Kõigil on need
sinised asjad taga. Ma saan ka järgmine aasta. Ja ka Juhani kommenteeris seda. Siis Tommy Cash. Jälle need kuulsad padjad on seal pepudeks. Siin on natuke rohkem töötlemist olnud. Mind on siin 3 inimest korraga, kes olen kõik mina. Siis need jalad. Suht odav töötlus. Siis see, mis mul mütsi, see ei ole see müts. Aga selle mütsi peal on see sama padja püür jälle. Seda kohta ma ei kommenteeri, kuidas ma seda filmisin. Pesumasin teeb ka väikse cameo. Siia ma olen mõelnud, et kaardimaja asemel ma oleks võinud ikkagi midagi paremat mõelda. Aga see tundus sõuke, et kõigil on kodus kaardid. Ja siis panen kaardimaja. Mida ma tegelikult ise ei ehitanud, see on Google'ist võetud. Ja fun fact, Tommy Cash on ainuke inimene, keda ma olen järgi teinud ja kes vähemalt minu teadmiste kohaselt ei ole näinud seda videot. Aga Juhani on jälle kommenteerinud. Ja kuna Tommy Cash ei ole näinud seda, siis ma saatsin talle ka selle video, aga ta ei ole näinud seda. See on esimene ainuke kord, kui ma vist olen saatnud. Et näe vaata, sind tegin järgi. Siis tuli vähe pikem pause. Ja siis millega tagasi tulla. Tommy Cashi video ma tegin mais, 2. mai. Ja siis on väga pikk paus. Sest järgmine, mida ma järgi tegin, oli Nublu ja see tuli 1. detsember ehk mai 7 kuud vahet. Ja siis tuli Banger video Nublult. Ja kohe, kui ma nägin seda videot, ma teadsin, et ma pean seda järgi tegema. Sest esiteks Valdis oli seal videos. Ja üldse kogu see produ. Ja see on vist kõige populaarsem video seni järgi tehtult, kus ka Miikael Gabriel kommenteeris ise ja jagas oma stories, kellel on 207 000 followeri. Ja Nublu kommenteeris seda. Ja ka selle päris video director ehk režissöör kommenteeris seda ehk Marta. Siis kommenteeris ka Pisike Maian, Universal. Ja siin on veel tegelikult tuntumaid nimesi laiemale publikule. Ja see on ka video, millest tehti uudisklipp Sofadogi, kus ma ka töötan. Ja siis hakkas Eesti Laul pihta. Ma vaatasin Eesti Laulu just selle mõttega, et ma teen ühe video sealt järgi. Ja esimene, mis mul sealt silme jäi, oli Jüri Pootsmani video Magus melanhoolia, millele ma tegin ka artcoveri. Ja siin kommenteerisid video režissöörid Escobrod ja Jüri jagas seda enda stories. Siin ma ei üritanud nii väga parodeerida, vaid 1-1 teha järgi, ehk siis ostsin ka pusa või selle kampsuni. Oh yeah! See on ka seni olnud kõige kulukam video. Siis mingi aeg ma ei mäleta täpselt millise video järgi hakkas Universal jagama mu videosi. Ma ei teinud meelega Universali videosi järgi, aga need kuidagi olid videod, mida ma tahtsin järgi teha. Ja seega järgmine video on ka Universali, Maiani, papi, kus siis kommenteeris Universal, Maian ise ja peale seda videot Helesa jagas enda stories vist, et appi küll lahe, võib-olla eksin sõnastusega, aga kuidagi nii, et pööras ka tähelepanu sellele. Ja ilmselge valik järgmine video, mis ma järgi tegin, oli Helesa 6. Mis oli väga cool, et ta kasutas lapsepõlve videosi ja ma teadsin, et mul on need olemas. Tähendab, mul ei olnud neid olemas, aga need olid mu onu käes kuskil ketta peal. Siis ma kirjutasin muidugi talle, et palun saada need. Ja ma ütlen ausalt, et kui Helesa poleks sellist videot teinud, siis võib-olla ma neid materjale ei oleks tulnud selle peale, et neid materjale enda küsida, mis oli väga kõva nostalgiapauk. Ja kuidagi üllatavalt sünkrooni läksid minu ja Helesa lapsepõlve videod. Ja ei jäta ka mainimata, et siin kommenteeris Helesa, siis Markus Mikk, kes on selle video režissöör, Kapatu ehk Mattias Naan ja Universal. Ühesõnaga aastaga ma olen teinud kokku 9 paroodiat ja 1 behind the scenes siis Merilin Mälgu videost. Siis paar päeva tagasi ma postitasin story, et kui kellelgi on küsimusi mulle, siis ma hea meelega vastan neile. Ja võtame need ette. Astrid on kirjutanud, et sa oled lahe kutt, kes on väga kõva käpp ka kaadrite taga. Tema hoiab mul kaamerat, mitte et ta tahaks seda teha. Kuuled asju või?
ei midagi. Aga siis ta ikkagi teeb seda. Siis härra Martin on küsinud, et yes sir, how do you do it? Kes esitas ka videona oma küsimuse. Yes sir, how do you do it? Ma ei oska vastata sellele. Ma käin palju pesemas ja duši all tulevad head ideed. Kusjuures ühe video tegemine võtab selle video otsimisest kuni video valmimisena umbes terve päev. Ehk ongi see video otsimine, siis esimene montaaž Instagrami minuti sisse mahutada, siis kaltsukasse shoppama, kui on vaja, mida praegu teha ei saa. Ja siis läheb filmimiseks ja siis läheb monteerimiseks ja siis tuleb lõbus osa, kus ma avaldan selle. On olnud paar juhtumeid, kus Instagrami robot saab aru, et see ei ole minu muusika, mida ma jagan ja siis peab kuidagi ümber nurga selle avaldama. Siis Aleksandr küsib, kes on sellel teekonnal sun fänn number 1 olnud ja muidugi see, kes küsib, see tema ise ka on. Enne, kui mul tuleb mingi idee, siis tema on üks kindlasti, kes saab teada, mida ma teen. Nii et tšau sulle Rootsi. Siis Maian on küsinud, mille järgi valid parodiseeritavad artistid. Ja need ma valin väga lihtsalt. Kui on äge video, mis mulle meeldib, siis seda ma ka järgi teen. Ma guugeldasin, kas on mingi sait, kus on mingid Eesti videod niimoodi kohe kätte saadavalt, aga ma ei leidnud sellist ja siis ma üritan jälgida, mis toimub siin muusikaskenel. Laureen küsib, kust sul selline idee tuli üldse? See vist sai räägitud, et asju sõbranna jagas vana seda Oti videot ja siis sealt see kuidagi arenes niimoodi, et öeldi, et lahe idee ja nii. Millega mul endal on kahetised mõtted, et kõik kiidavad jubedalt, et ülilahe idee, aga siis ma mõtlen, et ma ju tegelikult teen ainult järgi või ja siis ma jällegi mõtlen, et see on suur töö tegelikult, mis sinna alla läheb, mida teised ei näegi, et terve päev läheb nagu selle asja vormistamiseks. Siis ma jällegi mõtlen, et keegi teine vist ei viitsiks teha seda. Siis on 2 samasugust küsimust põhimõtteliselt. Sander on küsinud, millal järgmine tulemas ja Tuuli Rand on küsinud, millal järgmine video tuleb. Ja siin on väike sneak peek järgmisest videost. Joo rahvas, ma olen Fenki, minu uus muusikvideo 67 nüüd väljas. Kuule, mis mõttes mina olen Fenki? Kes sina oled? Ja see vastas ka küsimusele, keda ma järgmisena parodeerin. Fenki. Ja Tuuli Rand on jätnud positiivse tagasiside. Tegelikult super kanal on sul ja oled veits heas mõttes loko, et teed seda. Ma saan seda ainult võtta kui komplimendina. Kenet küsib, järgmiseks kuulsad filmid 1 minutiga. Jah, kui muusikvideod otsa saavad, miks mitte lähme filmide kallale. Marta Vaarik on küsinud, mis sa muidu teed? Tööle ei taha tulla või? Muidu ma töötangi videomonteerina Eesti Rahvusringhäälingust, teen Aktuaalset Kaamerat ja küsimusele, et tööle ei taha tulla, tahan. Olen pakkumistele avatud. Merilin fanpage on küsinud, millist videot on kõige raskem teha olnud? Hea küsimus. Need on kõik omamoodi nii kerged kui rasked. Kõige vaevalisemalt võib-olla läks see samune Tommy Cashi video, ma arvan. Sest seal oli seda järeltöötlust oli teistest hulga rohkem. Ja kallis emake Riina on küsinud, kelle kehas sa ennast kõige mugavamalt tundsid? Jälle väga keeruline küsimus. Nad on kõik omamoodi ikkagi... Ma ei oska öelda, mis on kõige mugavam. Kõige kiiremalt võib-olla sai valmis Taukari video, sest mul oli see kostüüm kohe võtta kodust. Kõige mugavam, ma ei tea, ma ei vastus veel praegu. Küsimustega on kõik. Ma räägin, mis mu enda peas on toimunud nende videote tegemisega. Tänapäeva ühiskonnast seda infot tuleb nii palju peale, et mul tekkis vahepeal selline mõte, et ma üritan iga nädal postitada 1 video, ehk siis aastast oleks 52 videot, mis tundus teoorias hea mõte, aga füüsiliselt vist ikka ei jaksaks arvestades, et ma pean tegema tööd ja see on lihtsalt hobi, et ja lihtsalt see aja nappus paratamatult tuleb.
ja on ka teisi projekte, mis ma teen siis töö kõrvalt, mille eest ka leiva saab lauale panna, kuigi ma leiba ei saa. siis ma tahaks tänada megalt kõiki, kes on vaadanud, kes on jätnud tagasisidet ja eriti äge on, et täiesti suvalisest Ott Leplandi parodeeritavast videost võttis Universal mind justkui enda tiiva alla. Soovis mulle isegi sünnipäevaks õnne. Ja tänu nendele ma sain käia päris muusikavideo võtetel, kus ma ei ole kunagi käinud. Mis oli eriti lahe, et Fenki oli veel bussi katusel, mis oli reaalselt nagu Tenet 2. Ja sealt ka järgmine video, nagu juba üle käisime. Ühesõnaga suur aitäh, kes on olnud sellel teekonnal mul toeks. Ja vaatame, mis toob aasta 2. Ma praegu mondin seda kogu asja ja mul küll paar asja meelde, mis mul kuigi käid rääkimata, millest ma tahtsin rääkida. Et üks lugu on selline, et mind tunti tänaval ära. Kiitis ma seda ideed ja nagu see oli minu jaoks kuidagi üllatav, et mind tunti ära. Siis kui täitis 1000 followeri, siis see oli minu jaoks suur asi, et ma muutsin oma Instagrami peo ära, et ma olen nüüd see vend, kes teeb musavideosi järgi. Ja siis fun fact, et kõik need asjad on filmitud telefoniga, mis on päevi näinud natuke. Ja sellele ma ostsin ka mingi algelise statiivi, aga see on väga algeline, see käib nii, et see käib mingi posti külge ja teise otsas telefon, aga no see pigem on rohkem peavalu. Ja ma enamasti ikkagi topin selle telefoni kuhugi kapinurga peale, nii et ta ümber ei kukuks. Ja siis teen oma asja. Ja siis keegi kommenteeris, et üle prahi content, et peaksin Patreoni tegema. Ja see idee hakkas mul räigelt ketrama. Et aga miks mitte? Ja siis hakkas jälle idee vastu ketrama, et miks ma peaksin. Tegelikult ma ju võtan ju kellegi teise tehtud töö, ma lihtsalt teen seda järgi. Ja siis jällegi ma hakkan mõtlema, et aga see ju meeldib või kellegi ei ole pahane või. Aga siis tuleb jälle see, et see paneb jälle surve mulle peale, et ma nüüd peaks justkui tihedamalt tootma, aga ma ei saa seda lubada, kuna see on ikkagi jätkuvalt hobi. Ja siis senimaani on see Patreon veel jäänud. Ja mitte nii väga lõbus fakt või no kõigile teada tuntud fakt, ma arvan, et ma teen need kõik videod enda kodus, kus on pesumasin ka mitu korda jäänud kaadrisse. Ja ma mäletan, et Raid kommenteeris, et pesumasin tegi jälle kämea või kuulus pesumasin või mis äkki. Mõtlesin, et peaks tegema eraldi Instagrami pesumasinale kõik need kohad välja lükkama, kus pesumasin on. Aga kuna mul Insta-kontos on juba nii palju. Aga ma ütlen selle ka, et mul on kokku 3 Instagrami kontot, kus ma olen enne ka mingeid ideid üritanud nagu ellu luua. Mul on üldse räägilt palju ideid, mida ma tahaks korda saata, aga jälle tuleb see ajanappuse teema. Kaldun võib-olla teemast kõrvale, aga mul on olnud need 2 kontot niikuinii ei tegutsenud, sest lihtsalt ei ole aega ja kuidagi ammendus mu jaoks see idee ära. Mis ma kartsin, et juhtub ka selle ideega, et ma ei viitsi enam teha, aga kuidagi see on millegipärast mulle jäänud ikkagi, et ma tahan seda teha. Ja ma olen suht kindel, et see on suuresti sellepärast, et see kogu see positiivne tagasiside on see, mis mind motiveerib. Nii et iga väike kommentaar teeb tegelikult tuju rõõmsaks. Nii et aitäh teile. Aga ja need 2 Insta-kontot, mis mul on olnud, on siis Ringvaate ehk nagu Ringvaade, aga paroodia Ringvaate, kus ma monteerisin Ringvaate klippe
kuidagi panin sõnu valesti suhu või kellel igav on, kuni ma uusi muuseavideoparoodiaid ei tee, siis võib sealt vaadata, seal on ka palju kraami. Peaks ise tegelikult vaatama. Vahest on hea enda videos vaadata. Ja siis teine konto, mis mul on ka, on Telotupsu, kus on salvestatud kõned. Ma avastasin, et mu telefon salvestab kõnesi ja see sai alguse sellest, et peale pidu ma kuulasin kõnet ja see oli ikka uskumatu, mis tekstalt tuli, see oli nii naljaks, et ma pidin tegema konto. Aga ka sinna ma ei ole tootnud enam, sest enamus, see on suht mingi 18+ konto, sest ei ole seal adekvaatses seisundis ja kõlavad sellised ropumalaadsed sõnad. Just see, et muusikavideoparoodiad on kuidagi käima läinud. Ma ei tea, ma olen alati tahtnud midagi sellist teha, mis nagu teistele ka korda läheks. Kuigi mulle meeldis neid ringvaatuvideosid ja Telotup samas ka, aga need, ma ei tea, ma ei oska öelda. Ma vist kaldun liiga kõrval juba. Kell on palju ju. Ma mõndin edasi, igatahes aitäh.